tere, armas teekaaslane, teeme kaardi lugemise nädalale 6. juulist alates. ja selle nädala kaardi lugemise üldsõnumid on siis väga võimsad ja väga jõulised ja seepärast ma teen selle nädala ülevaate 2 videona. Esimese video siis nädala põhisõnumitega ja teise video siis nädala päevade kaupa energiate ülevaatusega. Leiate selle päevade kaupa ülevaatuse videolingi siit video alt kirjeldusest. Minu nimi Stella Shakti, olen Ekstrasens kanaldaja, energiate õpetaja ja juba 20 aastat, isegi natukene rohkem olen Eestis ja nüüd siis juba ka siis rahvusvaheliselt aidanud inimesi taas jõuda iseenda väega suuremasse kontakti, et inimesed leiaksid enda tõe, enda valguse ja enda tõelise elutee üles ka siis, kui on tunne olnud, et see on olnud kuidagi kadunud või ei ole veel selge olnud. Meil kõikidel on võimalik tulla väga palju suuremasse selgusesse ja seda mitte üldse suure vaevaga. Ja selle toetuseks leiate minu koduleheküljelt stellashakti.com ka iganädalaselt uusi meditatsioone, mis on siis spetsiaalselt sellele ajatsüklile häälestunud, mida me parasjagu läbime, et ma tunnetan, mis on ühisväljas ja energiates parasjagu kõige olulisem temaatika ja siis iganädalaselt need meditatsioonid ka mu koduleheküljel on. Lisaks saate siin YouTube'is tulla ka minu kanali VIP-liikmeks, kes seda veel ei ole teinud. Ja Suleke tahab siin lennata. et sa saaksid lennata enda elus suurematesse kõrgustesse kergema vaevaga, on siin siis minu YouTube'i VIP-kanali liikmetel võimalik näha iganädalaselt nädala energiate ülevaadet, et paremini aru saada, mis parasjagu siis nii-öelda nagu õhustikus toimub, kuidas häälestuda. Ma jälgin nii veedalikku astroloogiat kui ka siis Maia Asteegi kalendrit, et neid sõnumeid teile tuua ja kanaldan sõnumeid otse algallikalt. Nii et üle 20 aasta ma seda tööd olen teinud ja ma ei tea, kas on kohane ennast nimetada professionaalseks kanaldajaks, sest see tundub kuidagi väga ametlik, aga tõesti see nii on, et need sõnumid, mida ma olen läbi enda praktika inimeste eludesse toonud, on väga paljusid aidanud ja mul on väga hea meel olnud, suur au on olnud koostööd teha inimestega, et tuua peegeldusi edasi liikumiseks suuremas armastuse, kerguse ja vookantuse energias. See uus energiatsükkel, mis algab esmaspäeval, 6. juulil, kutsub meid pühenduma järgmisele eluetapile ja see on nii huvitav, et ma just praegu lõpetasin kanalduse loomist, mis on siis ettevalmistus uueks eluetapiks, mida siis kõik mu YouTube'i kanali liikmed juba praegu näha ja kuulata saavad. Kui see sind kõnetab, siis oled teretulnud ka kanali VIP-liikmeks. Aga siis see terve uus energiatsükkel on siis, võime öelda, et punase kuu tsükkel, mis tähendab siis Maia Asteegi kalendri kohaselt seda, et elu kutsub meid voolama, aga voolama mitte enam lihtsalt suvaliselt ja suvaliste energiatega koostöös, vaid see energiatsükkel kutsub meid läbi nägema kõike seda, mida me oleme varasemalt pidanud tõeks, aga millega meil ei ole hea enesetunne. Ehk siis panema küsimärgi alla kõik enda eluhoiakud ja suhtlemised ja suhtumised ja kokkulepped ja uskumused, kõik sellised individuaalsed uskumused iseenda ja maailma kohta. Võime seda nimetada ka egokihtide läbivalgustamiseks, mida see
energiatsükkel järgmised 13 päeva meil aitab teha, et me saaksime tunda, et me oleme tõesti sündinud uueks iseendaks ja mitte lihtsalt sündinud suvaliseks iseendaks, aga selleks, kelleks me oleme tundnud, et me oleme kutsutud saama, et me tunneme, et vot selle versiooniga iseendast mul on kõige parem tunne, et kui ma väljendan ja kehastan ja olen see, kes ma tegelikult olla tahan, siis see meeldib mulle kõige rohkem. Et see energiatsükkel võib tuua ka nähtavale kõike seda, mida me enam olla ei taha, selleks, et me saaksime teha valiku. Et see valimise koht on hästi oluline, et kuidas ma valin suhtuda iseendasse, teistesse, missuguste suhetega ma valin kaasa liikuda ja mil viisil ja kellena ma valin ennast väljendada. Et see on selline suur kaastundlikkuse õppeprotsess ja selles väga huvitav, ma just rääkisin sellest kaastundlikkuse energiast ka selles samas uueks eluetapiks valmistumise videos, mida te saate siis vaadata mu kanalilt Paabulinnu sulega, seesama sulek on siis see kaanepilt YouTube'is, thumbnail, selle järgi tunnete ära, see on see õige video. Aga lühidalt siis selleks nädalaks võiks niimoodi öelda, et sa ei praktiseeri kaastundlikkust ja armastavaks jäämist mitte teiste jaoks ja mitte selleks, et kedagi teist õigeks kiita või nende tegusid kuidagi takka õhutada, et kes on sinu vastu eksinud, et jah, jätkatke samamoodi, vaid see on selleks, et sa vabastad ennast ise. See on sinu vabaduse võti. Et sa ei pane ennast maailma ja elu eest lukku, et sa ei sulge oma südant, et sa võtad enda südame avatuse endale südame asjaks, et ma valin armastada ennast ja ma valin olla kaastundlik, ma valin olla südamlik ka siis, kui teised seda minu suhtes ei ole osanud olla või ei ole valinud mingil põhjusel, kas siis pahatahtlikult või teadmatusest ükskõik. Et see energiatsükkel kutsub meid mäletama oma väärtuslikkust ja panema ennast ja enda elu prioriteedid tõesti esikohal, et see, mis on sinu jaoks oluline, et ka sellele siis jõudu anda, mitte jätta seda kuidagi soiku, et see, millele sa praegu oma tähelepanu suunad, saab väga tugevalt võimendatud ja kiirendatud, sest selle energiatsükli omadus on see, et nii kuhu sa siis tähelepanu suunad, siis sinna ka kogu sinu eluvoog voolama hakkab, et kui sa paned tähele või hoiad meeles pidevalt ebaõnnestumisi või läbikukkumisi või seda, kuidas mingid asjad ei ole veel nii, nagu tahaks, siis need kogemused võimenduvad selleks, et sa märkaksid ja ärkaksid üles enda looja olemusele. Et sina lood enda tähelepanu hoidmisega, kui sa keskendud edule ja võimalikkustele ja sellele, et sa väärid imesid ja sa väärid lahendusi ja sa väärid õnne ja sa väärid kõiges kõige paremat, siis see ei tähenda seda, et sa pead seda teistelt nõudma, vaid sa pakud seda esiteks iseendale. Ja see võib olla väljakutse, sest et kahtlev meel hakkab mõtlema, et aga äkki ma siis ei väärigi paremat, kui teised ei osanud minuga paremini käituda või et ei osanud mind väärtustada või ei olnud piisavalt tänulikud, siis äkki see, mis ma teen, et see ei olegi piisavalt hea ja äkki minu jaoks ei olegi head asjad võimalikud. Aga see mõõkade kaks selline sisevõitlus südame ja mõistuse vahel saab ületatud, kui ma õpin nägema, et mõlemad vaatenurgad võivad olla, aga ma ei pea valima seda ennast vähendavat, kahandavat, pidurdavat voogu. Ma ei pea valima seda. Jah, mõlemad eksisteerivad, mõlemad on olemas, kõik vaatenurgad on olemas, aga mina ei pea sellele jõudu juurde andma. Mina võin keskenduda sellele, et mina olen armastusväärne. Ma väärin seda, mida ma päriselt soovin. Et see on selline oma südame ja mõistuse koostöö treenimine, mida see nädal kutsub meid tegema, et see on selle 13-päevase tsükli algus, eks ole, siin me
saame alati selle energiatsükli alguses sellise käivituse, märkamise, taipamiste voo ja seda taipamiste voogu võimendab see, kui me ei keskendu mitte sellele soovitud nii-öelda sellele, aga mis ma siis sellest kogemusest saan, vaid ma keskendun sellele, aga kuidas ma ise saan kõige kõrgem versioon endast olla juba praegu, ilma et mul on see garantii, et ma saan seda, mida ma tahan. Ma loodan, et see on arusaadav, et ma ei tee asju mitte selle tulemuse pärast, vaid selle pärast, et ma teen, mida ma teen ja ma olen, kes ma olen. Ja ma astun need sammud, mida ma astun, sellepärast, et see on minu tõeline kõrgem olemus. Ma väljendan igas hetkes enda kõrgeimat, keskendumata sellele, et kas ma ikkagi saan seda, mida ma tahan, vaid keskendun sellele, et ma valin olla see, kes ma päriselt ka oma kõrgeimas versioonis olen. Ja selles kõrgemas versioonis ma võin näha neid muresid, ma võin näha neid hirmusid, ma võin näha neid varjukohtasid endas. Ma võin tunda enda hirmu mina nagu jõnksatusi, aga ma ei pea neid uskuma. Et see oli ka Buda õpetus väga selge. Et Buda õpetas, et vaatle oma mõtteid kui pilvi taevas ja kui sa tunned ja tajud, et mingid mõtted ei ole hea tundega, siis ära võitle nendega, sest nii sa muudad seda energiat lihtsalt veel tugevamaks, astud võitlusesse teemonlike energiatega, vaid lase selle lihtsalt olla ja keskendu selle kõrvale, sellele mõttele või sellele eluhoiakule või sellele suhtumisele, nagu sinu kõrgem olemus juba olekski võitnud, et see tulemus või see lõpp saadus, võime siis niimoodi öelda, et sinu valgustatuse olemus, sinu kõrgeim edu olemus juba ongi, et see on garanteeritud, et mida sa siis mõtleksid, millele sa siis keskenduksid. Ja mis aitab seda protsessi kõige paremini teha, on see, et me järjekindlalt valime ennast rahustada, sügav hingamine, sügav rahuaja võtmine, mitte lihtsalt see, et jah, ma ju puhkan, vaatan neid seriaale, vaid see, et ma päriselt võtan pausikohti, ma päriselt lähen loodusesse, ma vaatan, kuidas loodus toimib või jõgi voolab või kui ei ole võimalik loodusesse minna, vaatan kas või videost seda ilu, mis on olemas, mida ma tean, mis eksisteerib, ma keskendun sellele, mis mulle meeldib, et ma hoian kogu aeg fookuse sellel, mis mulle päriselt meeldib, mida ma päriselt naudin, mida ma armastan, mida ma soovin ka enda elus kogemusena kogeda. Ja seda protsessi tuleb meid juhatama Agni, tulejumal. Et tulejumala poole sa võid pöörduda läbi selle, et sa näiteks vaatad päikseloojangut või päiksetõusu või süütad küünla või teed kaminasse tule või teed lõket või ka kujustad näiteks lõkke enda südamesse ja kujutad ette, et see tuli, see valgus valgustab läbi kõik sinu hirmu konksud, nii et need hirmukonksud vabanevad sinust. Et sa tunned ära, et sina ja valgus olete üks ja kõik varjud läbi selle lihtsalt hajuvad. Nii nagu kui paneme tule põlema toas, siis pimedus kaob ja me näeme, mis toas on. Samamoodi siis keskendudes enda valguse olemusele, meie varjude komplekt, ütleme, mis on meil kõikidel siin inimestena, inimkehas, DNA-s olnud kaasas, see kaotab tähtsuse, see ei ole enam oluline. Ja võttes kas või väikseid selliseid pausikohti, kus me inglise keeles öeldakse disengage, ehk me enam ei haaku
nende lugudega kas või hetkeliselt, kas või sekunditeks, kas või minutiteks, ma enam ei ole samastunud nende hirmu mina lugudega, siis nendes hetkedes toimub tegelikult tohutu transformatsioon. Ja see uus mina, kes sünnib 2 nädala pärast, on täiesti uues puhtuses, nii et kui sa soovid seda sisemist puhastust aidata teha, siis tuleenergia võib aidata sellele hästi kaasa, aga palun olge ettevaatlikud ja tähelepanelikud, sest tuleenergiaga tuleb väga rahulikult ringiga ja väga teadlikult, nii et ohutusreeglid kõigepealt, eks ole, et seda ma ei pea teile ilmselt pikalt rääkima. Ei jäta küünalt valveta, ei tee midagi, mis oleks kuidagi ohtlik, vaid et keskendu sellele, et kõik, mida sa lood, olgu armastuse, ilu ja elu hüvanguks ja armastus kaitseb ja hoiab. Ja kui sa tunned, et sul on väga palju uskumusi, et ma ei suuda, ma ei vääri, ma ei saa, mul ei õnnestu, siis ma soovitan kirjuta need üles ja kas või põleta ära või kuidagi sümboolselt saada see uskumuste komplekt tagasi kas või oma südametulle tingimusteta armastuseks puhastuma. Sellised on siis nädala üldsõnumid, aitäh teile kuulamast, vaatamast, leiate päevade kaupa energiat ülevaatesid videolt kirjeldusest, kus ma räägin siis iga päeva kohta lähemalt, kuidas seda sügavat korrastus- ja puhastusprotsessi kõige paremini aidata enda elus sujuda, liikuda, sest see on hästi loomulik protsess, siin ei ole vaja nii-öelda nagu midagi ebaloomulikku sul ei ole vaja teha, vaid vastupidi on vaja olla võimalikult loomulik, ehe ja puhas, siiras versioon iseendast. Olge õnnistatud, imelist nädalat, namaste!